Milline isiksus, kes töötab palju selle nimel, et hoida Itaalia ja Ameerika Ühendriikide vahelisi suhteid tugevana, aga üldiselt, sest ma ei muuda oma meelt. Ma ei muuda oma meelt. Ma loen palju rekonstruktsioone selle kohta, aga milline saab nüüd olema Itaalia välispoliitika? Kas see saab olema selline, nagu see oli viimased 80 aastat? Ehk siis, ma ei muuda oma meelt selle kohta, kui oluline on hoida tugevana suhet Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel, millele see kõik põhineb. See on selgelt erakordne jõuallikas. Giorgia Meloni püüdis kustutada tulekahju Donald Trumpiga pärast päevi kestnud avaliku sõnasõda Itaalia peaministri ja Ameerika Ühendriikide presidendi vahel. Itaalia liider, kes alguses reageeris karmilt süüdistusele, et olevat G7 kohtumisel Trumpilt fotot tanunud, palus nüüd, et Rooma ja Washingtoni suhted normaliseeruksid. Ta ütles, et ei kavatse vaidlust edasi õhutada. Ta kinnitas, et Itaalia välispoliitika jääb samaks nagu viimased 80 aastat. Ja rõhutas, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahelist sidet ei saa lõhkuda meemide, viiruslike videote ega sotsiaalmeediatülide kaudu. Just seal tulebki taganemine jõuliselt esile. Pärast seda, kui Meloni oli Trumpiga isiklikul tasandil vastamisi seisnud, naasis ta reaalsusesse ja tunnistas, et liit Ameerika Ühendriikidega on liiga suur, et seda käsitleda kui meelelahutusepisoodi. Samal ajal püüdis ta jääda kindlaks Iraani suhtes, öeldes, et ajatollade režiimil ei tohi olla tuumarelvi ega kombineeritud lõhkepeaga kaugmaa rakette. Esimene on, ütleme nii nimetatud Iraani tuumaprogrammi saatus. See tähendab, et me ei saa objektiivselt lubada, et ajatollade režiim hangib endale tuumarelvi, tuumalõhkepeasid ajal, mil neil on olemas ka, ja ma olen seda juba laialdaselt näidanud, kaugmaa raketid. Ma ütlen, ei Ameerika Ühendriigid, ega need, kes on Iraani piirile lähemal, ega Iisrael, me ei saa seda lubada, me ei saa endale seda luksust lubada ja seetõttu peab selles osas olema selgus. See kõne tuli suurema kriisi keskel, mis hõlmas NATO-t, sõda Lähis-Idas, läbirääkimisi Iraaniga ning otseseid kõnelusi Liibanoni ja Iisraeli vahel. Mis pani Meloni tooni muutma? Miks Trump avaldas avalikult surret vanale liitlasele? Kuidas see tüli sai alguse ühest fotost G7 ja muutus vaidluseks Iraani, NATO ning Ameerika Ühendriikide mõju üle maailmas? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump ütles intervjuus ja kinnitas hiljem sotsiaalmeedias, et Itaalia peaminister olevat temalt mitu korda palunud ühist fotot. Süüdistus puudutas Melonit otseselt, sest see viitas poliitilisele nõrkusele ja katsele Trumpile läheneda, et parandada oma mainet kodumaal. Ta reageeris, öeldes, et see lugu on välja mõeldud, et tema ja Itaalia ei anele kunagi ning et tema populaarsus ei sõltu sõprusest Ameerika presidendiga. Aga kriis ei piirdunud selle isikliku provokatsiooniga. Trump viis teema suurema surve alla. Ta süüdistas Melonit selles, et ta ei toetanud Ameerika Ühendriike Iraani vastases surveavalduses nii, nagu oleks pidanud, ja sidus selle tüli Itaalia rolliga NATO-s. Sõnum oli karm, sest see pani kahtluse alla ühe Euroopa liitlase seisukoha Lähis-Ida kõrge pingega hetkel. Teisisõnu, Trump ei olnud lihtsalt pildi pärast vaidlemas, vaid oli tõsiselt ettevalmistatud. Ta nõudis joondumist, sõjaväebaasi, poliitilist julgust ja pühendumust Iraani ähvarduse ees. Itaalia vastus oli esimestel päevadel karm. Antonio Tajani, Itaalia välisminister, tühistas pärast Trumpi avaldusi oma reisi Ameerika Ühendriikidesse. Itaalia valitsuse liikmed ütlesid, et need avaldused olid solvavad ja arusaamatud. Meloni püüdis samuti näidata, et ta ei aksepteeri, kui teda koheldakse Atlandi üleses suhtes teisejärgulise juhina. Probleem seisneb selles, et avalikul tülil Rooma ja Washingtoni vahel on piirid, sest Itaalia sõltub sõjalisest, majanduslikust ja diplomaatilisest liidust, mis on Ameerika Ühendriikidega üles ehitatud pärast sõda. Just selles punktis muutis Meloni oma tooni. Ja ütleme nii, edu sellele algatusele, isegi kui see lõpeb selle intervjuuga, oleksin pidanud seda varem ütlema. Vaata, ma ei suuda sellele küsimusele vastata, olen aus, selles mõttes, et mulle avaldas see siiralt muljet. Ja kui ma ütlesin, et oli muljet avaldatud, siis ma olin äärmiselt siiras. Ma lugesin selgelt erinevaid rekonstruktsioone, mis tehti koos väidetavate videotega, mis oleksid pidanud viiruslikuks muutuma, kus minu hoiak võis peatuda. Tunduda vähe enesekindel, olenemata sellest, kas see oli sõrmede tõttu või mitte.
samuti nagu rekonstruktsioonid, mis räägivad ka katsetest tähelepanu kõrvale juhtida, ütleme läbirääkimiste käigust Iraaniga. Ja seega lõpuks tuua tähelepanu tagasi NATO raskustele. Nii ongi, et viimastel tundidel, nagu te nägite, on rindel vähe laienenud, eks? See tähendab, et see pole ainult Itaalia, vaid see hõlmab ka teisi riike. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas need rekonstruktsioonid, ma olen juba öelnud ja kordan, et ma ei kavatse seda vastasseisu edasi õhutada. Ma usun, et meie kahepoolne koostöö Ameerika Ühendriikidega peaks naasma täieliku normaalsuse juurde. Ja samuti kõik see, mida ma eile ministrite nõukogus ütlesin seoses meie järgmiste kohustustega. See lause oli suunatud meemidele ja tõlgendustele, mis internetis domineerisid, kuid see oli ka katse viia kriis emotsionaalselt tasandilt tagasi diplomaatilisele arutelule. Meloni püüdis säilitada oma mainet ilma Trumpiga tülli minemata. Ta kordas, et ei ole oma arvamust muutnud, et Itaalia välispoliitika järgib viimase 80 aasta joont ning et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa suhe on endiselt ülioluline. See ongi tundlik koht. Pärast vastasseisu pidi ta seda avalikult tunnistama. Tema sõnavõtt jätab taganemise mulje, sest Meloni teab, et Trump käsitleb liite kui konkreetset vahetust. Tema jaoks peab see, kes saab Ameerika kaitset, andma toetust, kui kriis süveneb. Ja praegu keerleb kriis Iraani ümber. Trump on nõudnud Euroopa liitlastelt kindlamat joont Iraani režiimi suhtes, samal ajal kui Itaalia on püüdnud säilitada vaoshoitumat hoiakut oma positsiooni tõttu Vahemerel, oma kaubandushuvide, sõjaväebaaside ja sisemise surve tõttu, mida olukord põhjustab. Vahemeri, tema kaubandushuvid, sõjaväebaasid ja sõjast tingitud sisemine surve. Meloni püüdis samuti olukorda siluda ühe keskse lausega. Ta ütles, et ei tohi lubada, et ajatollade režiimil oleks tuumarelvad, tuumalõhkepead ja kaugmaaraketid. Ta ei rääkinud ainult Iisraelist või Ameerika Ühendriikidest. Peaminister ütles, et oht ulatub ka lähedal asuvate riikideni ja Euroopani endani. See sõnum asetab Meloni taas Trumpi peamise mure kõrvale. Takistada Teheranil muuta oma sõjaline jõud, raketid ja tuumaambitsioonid otseseks ohuks läänemaailmale. See koostöö on nii vana ja tugev, et see ei kao lihtsalt üle öö ega vaja uuesti arutamist, lihtsalt sellepärast, et sotsiaalmeedias on tekkinud arutelu. Need suhted ei sõltu, ütleme nii, ega alga ega lõppe selle põhjal, kes parasjagu juhib Ameerika Ühendriike, Itaaliat või mõnda teist Euroopa riiki. Me peame tooma välispoliitika mõisted tagasi sellele sügavusele, mis neil peab olema. Sest mõnikord räägime välispoliitikast nii, nagu see oleks, ma ei tea, Temptation Island. Jah, ma ütlen seda seoses meemidega, mida ma näen ringi liikumas. Aga igatahes välispoliitika on palju keerulisem kui see. See seisukoht aitab Melonil kriisist väljuda ilma, et ta näiks täielikult kaotajana. Aga Trumpi jaoks oli sõnum juba edastatud. Poliitilisest sõprusest ilma tegeliku joondumiseta ei piisa. See vaidlus paljastas ka muutuse selles, kuidas Trump liitlastega suhtleb. Ta ei käsitle NATOt kui automaatset kaitseklubi. Ta nõuab kulutusi, toetust ja vastastikust. Kui mõni Euroopa juht püüab jääda kahe vahele, avaldab Trump avalikku survet. Just nii juhtus Meloniga. Itaalia peaminister, keda on kaua peetud üheks Euroopa liidriks, kes on Ameerika presidendile kõige lähemal, tundis, mida tähendab saada nõudmisi nagu iga teinegi liitlane. Itaalia sattus ebamugavasse olukorda, sest seal asuvad olulised Ameerika sõjalised rajatised ja ta kuulub NATOsse, kuid samas peab ta arvestama ka avaliku arvamusega, mis on Lähis-Ida konfliktide suhtes tundlik. See juhtum mõjutab ka Euroopa Liitu. Meloni ütles, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa suhe peab jääma tugevaks, kuid see lause kõlab just siis, kui osa blokis püüab rääkida strateegilisest autonoomiast ja suuremast kaugusest Washingtonist. Trumpil pole kannatust Euroopa jutuga, mis palub Ameerika kaitset, kuid samal ajal kritiseerib Ameerika juhtimist. Meloni teab seda. Seetõttu toimis tema kõne Roomas katsega pidurdada pingete kasvu, enne kui kriis mõjutaks kaubandust, kaitset ja rahvusvahelisi läbirääkimisi. Lähis-Ida sattus sündmuste keskmesse, sest Iraan on endiselt peamine punane joon.
ta püüab näidata, et võib Trumpiga vormi osas eriarvamusel olla, kuid ei taha eemalduda lääne ajatollade režiimi ohjeldamise strateegiast. Chris puudutas ka Libanoni. Meloni kiitis Libanoni presidendi Joseph Aouni valmisolekut pidada otse läbirääkimisi Iisraeliga, nimetades seda sammu julgeks. Sama loogikat saan rakendada ka Liibanoni puhul, mis on meie jaoks väga oluline riik, kus Itaalia on olnud pikka aega tegev ja näidanud üles tõeliselt erakordset pühendumust esirinnas. Te teate, et täna käivad paralleelsed läbirääkimised. Liibanoni president näitas üles valmisolekut otsesteks läbirääkimisteks Iisraeliga, andes sellega erakordse julguse tõestuse. Ja ma arvan, et see on samuti olukord, kus Itaalia võib mängida olulist rolli. See punkt on oluline, sest Liibanon elab tugeva Hezbollah mõju all, mis on Iraani toetatud rühmitus. Kui Liibanoni president nõustub otse Iisraeliga rääkima, nõrgestab see sõjaloogikat, mida Teheran ja tema liitlased kasutavad. Meloni kasutas seda sammu ära, et rõhutada, et diplomaatia toimib ainult siis, kui see piirab relvastatud rühmituste võimu ja loob võimaluse otsesteks kokkulepeteks. Läbirääkimised Liibanoni ja Iisraeli vahel said Washingtonis suuremat kaalu, samal ajal kui kriis Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel avaldas survet kogu piirkonnale. Ameerika Ühendriikide katse Lähis-Ida kõnelusi ümber korraldada asetab Trumpi laua keskmesse ja see aitab selgitada, miks Meloni ei soovinud isiklikku tüli diplomaatiliseks lahkheliks muuta. Kui Washington kontrollib survet Teheranile, räägib Iisraeli liitlastega ja nõuab veel NATO-lt, siis Rooma ei saa endale lubada, et muutub Ameerika Ühendriikide avalikuks vastaseks. Itaalia soovib Ameerika Ühendriikide kaitset, kuid kui kaugel ollakse valmis Ameerika Ühendriike järgima, kui oht on reaalne? Seda küsimust esile tõstes sundis Trump Itaalia peaministrit andma selgema vastuse Iraani, NATO ja Euroopa kohta. Jutt kiusatuste saarest näitas ärritust sotsiaalmeedia teatri suhtes, kuid samuti muret kriisi ulatuse pärast. Meloni teab, et meemid kaovad kiiresti, kuid hõõrumine Washingtoniga võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Pikalt kestev halb õhkkond võiks mõjutada diplomaatilisi reise, kaubandusläbirääkimisi, sõjalist koostööd ja Itaalia positsiooni lääneriikide otsustes. Meloni poolt nõutud normaliseerimine ei kustuta poliitilise tavanemise alandust. Ta püüdis kehtestada karmimat reaktsiooni, kuid mõistis, et liit Ameerika Ühendriikidega kaalub üles soovi avalikku tüli jätkata. Meloni alandas tooni, palus normaliseerimist ja püüdis muuta arutelu tõsisemaks välispoliitiliseks debatiks. Trump suutis vestluse suunata sinna, kuhu ta soovis, toetusele vastasseisule Iraaniga, NATO rollile, Ameerika Ühendriikide jõule ja Euroopa riikide vastutusele, kes sõltuvad Ameerika kaitsetest. Mina olen Milson Alves, globalist, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi aktiivsemalt seotud.